kõigepealt ilusat emakeelepäeva. Mis oleks emakeelepäeval veel sobilikum kui üks hästi sõnastatud, kirja pandud ehitusleping, mida on põhjust täna siis allkirjastada. Annan sõna Kehtna vallavanemale Tanel Viksile. Palun. Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, direktor, partnerid, kogukonna esindajad, koolipere, külalised. Täna on minu arust hästi märgiline päev. See tähendab millegi uue algust ja teiselt poolt see on minu arust sõnum, et me usume nii volikogu, koolipere, vallavalitsus ja kogukond. Me usume, et sellel kohal siin on suur ja pikk tulevik. Kui mõnikümmend aastat tagasi tehti veel investeeringuid, võib-olla mitte, ma mõtlesin nagu üle Eesti, mitte kõige läbimõeldumalt, siis täna, arvestades meie ka majandusolukorda, kui see investeering tehakse, see on sõnum. See on väga täpselt läbi kalkuleeritud ja neid tehakse sellesse kohta, kus nähakse perspektiivi, kus nähakse pikka tulevikku. Ja need, kes siin külalised võib-olla ei ole tuulnud, me oleme ka siis üle-eelmise aasta Eesti aasta külas. Ehk siis see kogukond on tugev. Siin on päris mitmed investeeringud, mis on siia tulemas või juba käimas. Nagu me näeme, on siin kergliiklustee valmimas, kohe Valtu spordemaja läheb remonti ja nüüd on kolmandaks siis kool. Ja see ei ole lihtsalt kool, see on ka kogukonna keskus. Me saame siia tuua ka raamatukogu, mis ei ole täna siin kohas väga heas paiknemises ja ka noortekeskuse. Sest kool ei ole ju ainult see koht, kus piltlikult öeldes kell 3 peaks tuli kustumine. Koolis võib ka, peakski ka tegevus olema pikemalt päevalõikes ja need uued ruumid
see uus laiendus võimaldab ka siin hoopis teises kvaliteedis viia läbi siis noortetööd, huvitegevust ja kõike see, mis on kooliga seonduv, aga ka kogukonnaga seonduv. Ehk siis ta on natukene suurem kui lihtsalt üks juurdeehituskool. Et veel kord, see on minu arust on sõnum ja sõnum just eelkõige kogukonna suunas ja ka kooli suunas, et me usume, et sellel asjal on siin perspektiivi ja me saame kindlasti veel ka 100 aasta pärast siin nendes ruumides olla ja näha siin palju toredaid lapsi. Mis puudutab koolipere, siis teie jaoks toob kindlasti see kaasa mõningase ebamugavuse. Ehk siis ehitus on paraku selline asi, et samal ajal ei saa mõnda asja korraga võib-olla teha. Selge see, et seda üritatakse teha võimalikult väikseks seda mõju, aga see mõju kindlasti on olemas. Aga see on piltlikult öeldes, tuleb vahel kannatada, et tulevikus oleks kergem. Nii et teie, kes istute siin siis teklid peas, või need mütsid, ma ei tea, kas täna kasutatakse seda sõna tekkel. Teie lõpetate oma õppede juba hoopis teises kvaliteedis. Valtukool oma sisu poolt on ju hästi tugev. Nüüd tuleb ka siis see vorm välja ja mis omakorda, ma arvan, et need on natuke nagu ühendatud anumad. Et kui meil on hea keskkond, siis aitab tõsta õppetöö kvaliteeti, kui on õppetöö kvaliteet, nüüd aitab see panustada jälle omakorda keskkonda, et nad on üksteisele toeks. Nii et ma soovin, et see asi kulgeks meil kenasti, uhkelt ja mina usun küll pere inimestesse ja kogukonda ja kooli. Nii et jõudu jaksu meile kõigile ja aitäh! Ehitaja poolt on meil siis Tartu Ehitus OÜ Alar Loo. Aitäh selle võimaluse eest siin teie ees seista. Ma istusin siin esireas ja mõtlustasin natukene, et ma olen 17 aastat ehituses tegutsenud, allkirjastanud üle Eesti, ma arvan, 100 objekti lepinguid ja see siin võib olla üks armsamaid alguseid, mis meil on üldse olnud. Et mulle meeldivad sellised väiksemad kogukonnad ja ma tõesti loodan, et see kõik, mida te kirjeldasite, mida vallavanem kirjeldas, kõik see ka selliselt sünnib. Me hakkame siin tõesti allkirjastama peatselt ehituse peatööde lepingut, mis on ju juriidiliselt töövõtuleping. Aga olles siin viimastel päevadel tellija valla esindajatega põgusalt suhtlenud ka kooli inimestega, siis ma usun, et tegelikult allkirjastamegi partnerluslepingu. Ja selle partnerluse tulemusel ma loodan, et valmib just nimelt see hoone, mida te olete siia pikalt plaaninud ja mis ühendab siis valda ja selle inimesi veel rohkem. Aga ega ma pikalt rohkem ei tahtnud midagi ütelda. Oli jutt emakeele päevast, siis meenutaks meie kirjanduslikke ilusaid sõnu. Parim kiitus mehele on mees ise. Ja ma usun, et meie meeskond, kes siin tegutsema hakkab, seisab sirge seljaga nende sõnade eest, et me kõik selliselt ka lõpuüritusel mõtleme, nagu me täna siin arvame oma soojates mõtetes. Aitäh teile! Ja nüüd saab sõna Kehtna valla ehitusspetsialist Hans-Jürgen Schumann. Palun. Tere, kallis koolipere! Et ma kohe ekstra palusin, et ma ikka tahan sõna võtta. Et rääkida natuke sellest loost veel, et miks me täna siin olema ja miks nii kaua on läinud. Et võib-olla üks Eesti selline ütlus, et 7 korda mõõda, 1 kord lõika. Ma arvan, et vahel tuleb päris pikalt tööd teha. Me oleme siin saalis olnud hoopis teistsuguse projektlahendusega. Me oleme kogukonnaga arutanud siin ühe arhitektiga teistsugust maja. Täna vaatate plaani peal kavandeid ja on uus lahendus. Aga eks eeltöö ongi tähtis ja ka meie ehitushange võttis päris pikalt aega. Jälle loodame selle peale, et mõtlesime põhjalikult läbi ja nii nagu ehitajad on kinnitanud, teeb ta tööd hingega. See on väga julgustav. Kaarepere või Valtu võib-olla ehitajale ka selgituseks, et miks me siin räägime mitmest kohast. Kogu aeg on väike segadus, et oleme Valtu koolis, Kaarepere Alevikus.
Valtuga on minul nüüd küll juba nii pikaajaline suhe sisse seatud, et see on lausa uskumatu. Et pead 12 aastat on ju Valtus uus lasteaed, mis tegelikult enam ei olegi uus, sest 12 aastat juba on niisugune päris paras iga, aga mõne kuu tagune emotsioon oli selline, et meil vallamajast üks ametnik käis seal, ütles, et oi, uus maja, 12 aastat hiljem, järelikult sai ka hingele tehtud, hästi tehtud. Ja kui ma meenutasin ajast tagasi, ka selle lasteaiaga läks tegelikult aastaid. Ka seal oli selline armas lugu, et ehitasime, või tähendab planeerisime natuke teistmoodi. Oli algul üks mesikärje mõte ja kõik muud asjad. Siis muidugi tuli karm saatus. Selles mõttes rahas on küsimus tihtilugu ja raha oli jälle takistus. Ja täna ma olen nagu väga rõõmus selle üle, et see, mida te siin pildi peal näete, et mahtus ka tõesti meie eelarvesse. Sest see on päris tõsine küsimus, et kus need rahad ikkagi leida. Et mina tahaksin küll väga tänada ka volikogu, kes võttis kätte julguse ja otsustas. Et eks see otsustamisjulgus ongi hästi oluline. Sellepärast, et see on suur otsus nii volikogule, aga veel suurem asi kindlasti siinsele kogukonnale. Ja ma mõtlesin veel sellele tänasele päevale, et tõesti kukkus ilusti kokku nagu emakeele päevaga. Aga ma tahan kõigile lastele ühe mõtte panna pähe. Mina olen niisugune inimene, kellele meeldivad ka niisugused ulmeasjad. Ma tahan ikkagi korra teile rääkida sellisest asjast nagu ChatGPT ehk tehisintellekt ehk keelemudelid. Ja siin on ka üks dokument laua peal. Ka siin natukene aitas meist see chat, et panna siia teatud laused kirja, sest me täna kirjutame alla sellise üldise sõna, et me kavatseme selle lepingu digitaalselt allkirjastada ja üsna peatselt minnakse seda digitaalselt allkirjastada, me ei tee siin laua taga. Lihtsalt mulle jäi täna uudisena silma, et ka endised haridusministrid on kõik kokku leppinud, täna väljendanud tahet, et eestlased me peame tegelema nende uute asjadega, ka kogu selle asjaga, mis meid ees ootab. Nii et kõik me peame olema valmis väga suurteks muutusteks, et haridusasutus ongi ju see, mis annab meile selle põhja, et jõuda elus edasi ja päris tõsised väljakutsed on ees, aga me peame selle kõigega kaasa minema. Ja samamoodi ka emakeele hoidmiseks on vaja kõige selle uuega tegeleda. Nii et edu meile kõigile ja ma loodan, et juba peatselt näeme siin ehitajaid, näeme maja kerkimas ja ei lähe kaua, kui me saame siin jälle kokku ja siis juba veel pidulikumal viisil. Ja Andres, sulle jõudu. Sellepärast, et sina pead kogu seda asja koos hoidma järgmise aasta. Ma olen mitme kooli ehituse juures olnud. See on tõsine töö, aga jõudu sulle. Et juures olevate piltidelt olete näinud, et me hakkame ehitama 4. maja. Kui siin 1867 Valtu kandi inimesed arvasid, et on vaja kooliharidust siin just andma hakata, siis mõeldagi, et on vaja ühte koolimaja. Ja esimene maja kerkis enam-vähem siia meie puuride koha peal oli ja seal anti haridust, kooliharidust siin ligi 33 aastat, isegi rohkem selles hoones. Siis 1910 mõeldi, et ikka 2-klassiline ministeeriumi kool ei mahu enam ja ei sobi sellises majas. Ja Rapla, tollaegne Rapla volikogu võttis vastu otsuse, et tuleb ehitada koolimaja ja korralik. Ja see koolimaja on väga hästi seisnud. Ka tänasel päeval kasutuses. 1910 avati meie teine koolimaja. 70-ndatel selgus, et ei ole võimalik selles tsaariaegses hoones enam 8 klassikomplekti pidada. Ja kolhoos võttis vastu otsuse, et tuleb ehitada juurdeehitus. Kui 2 esimest koolimaja ehitati aastaga,
aasta alguses otsustati, aasta lõpuks oli valmis. Siis nii-öelda 70-ndatel algas ikkagi planeerimine kõigepealt raha otsimisega. 74. aastal tolleaegne haridusministeeriumi ehitusosakond eraldas siis lõpuks 100 000 rubla. Aga sellest jäi väheks ja kolhoos pidi ise panustama. Ja ega seda raha ei olnudki kuskilt leida, kui siis nii-öelda teise projekti raames rajati siia koolimaja alla lasketiir ja varjend. Nii et selle jaoks saadi siis raha kuskilt teisest osakonnast ja koolimaja vundament on tehtud siis kolhoosi rahadega ja ülejäänud on siis riigi raha. Ja see koolimaja siis valmis 1977. Nüüd me oleme siis 4. hoone ootuses. Küll olen sinna meelevaldselt ikkagi juba pannud 2026. Tahaks kõik loota, et need lindid ja muud jutud on juba siis suvel. Nii et meil on ees põnev aeg. Aitäh vallavalitsusele, volikogule, kogukonnale, kõigile lastele, kooliperele, kes me oleme ühiselt selle eesmärgi poole liikunud. See tee on olnud konarlik, üles-alla, kurviline, aga täna me oleme siin. Paneme siis punkti tänasele päevale. Palume siia ette siis Kehtna vallavanema Tanel Vitsi, Tartu Ehitus OÜ poolt Alar Loo, et allkirjastada meie jaoks väga oluline dokument. Nüüd see on tehtud. Väga äge. Ei oleks osanud oodatagi. Aasta on läinud kiirelt. Aga aitäh kõigile. Algus on tehtud. Loodan, et ehitus läheb ka varsti käima ja me näeme reaalselt, et midagi hakkab juhtuma. Aitäh kõigile. Mõnusalt emakeelepäeva jätku. Räägime siis ikka ilusti eesti keeles.